Tere! Täna räägime sellest, kuidas ideaalselt ja suurepäraselt oma Zoom oma arvutis tööle panna. Palume kõigil esiti avada internetibrauser ja minna aadressile zoom.us/download. Täpselt selliselt, nagu ma siia just kirjutasin. Seejärel tuleb teile ette Zoomi veebileht ning me peame alla laadima endale Zoom Client for Meetings download. Sõltuvalt teie interneti kiirusest võtab ta natukene aega. Minul läks ta üsna ruttu ning seejärel installeerime ta enda arvutisse. Arvuti küsib luba, kas te lubate sellel programmil arvutisse tulla. Seejärel peate lisama siia lihtsalt oma arvuti parooli. Ja install software. Läheb mõni hetk ning kohe-kohe on programm installeeritud. Seejärel sulgeme ja avame Zoomi. Sisse logimiseks on meil 3 võimalust. Minnes läbi Google'i, läbi Facebooki on kõige lihtsam või siis teha endale lausa kasutaja. Mina soovitan kasutada Facebooki või Google'it, see on väga turvaline ja väga kiire viis, sest siis jäävad ka paroolid meelde. Nüüd avaneb uuesti brauser ja peate valima, millise kontoga te sisse lähete. Mina valisin oma Gmaili konto ning avan Zoomi selles Zoomi programmis, mis me just alla tõmbasime. Seejärel avaneb teile selline aken. Ja nüüd enne kohtingule minekut vaatame, kas meil kõik settingud on korras. Vajutasin praegu siin New Meeting ja vaatan, et juba mul heli töötab. Igaks juhuks kontrollime üle, siin mikrofoni juures on üks väike kolmnurk ja valime siit audios settingud ning näeme, et mikrofon tuleb ilusti roheliselt siia sisse küll. Vajutades test mic'i peale hakkab ta salvestama meie heli ning ütleb mõne aja pärast meil arvutist ka tagasi. Vajutades test mic'i peale. Panin pausi peale. Ning speakerit testides kuuleme, et tuleb ka heli sisse. Siis on kõik korras. Juhul kui ei liigu need parameetrid siin ja te ei kuule heli, siis tuleb minna teil arvuti settingutesse. Mina kasutan praegu Maci. Siin on nime lihtne, vajutame lihtsalt õuna peale ja lähme System Preferences. Seejärel, sulgeme selle eest. Seejärel valime Security and Privacy. Nüüd vasakust menüüst tuleb valida esiti mikrofon ja kontrollida, et Zoomi ees oleks olemas see linnuke, mis annab loa mikrofonil ja Zoomil ühenduda. Juhul kui siin ei oleks seda linnukest, tuleb teil esiteks vajutada Macil siia tabalukku peale ja sisestada uuesti oma arvuti parool ning seejärel on teil võimalik neid linnukesi siin muuta. Mina praegu ei hakka taas käivitama oma programmi, sellepärast mul on kõik korras. Aga enne kui ma selle akna kinni panen, vaatan, kas ka kaameral on luba olemas Zoomiga ühindumiseks. Nagu näha, on olemas ja kui need linnukesed on tehtud, saate turvaliselt sulgeda selle akna. Kui siiski veel heli ei tule, siis nagu te näete, vajutades siia nurga peale, on meil võimalus valida erinevaid mikrofone. Same as system, built-in microphone. Soovitan, et te oleks valitud siin mõlemad built-in microphone, built-in output. Internal speakers. Juhul kui kasutate näiteks Bluetooth kõrvaklappe, pakub see menüü siin ka neid Bluetooth klappe. Aga kuna Bluetooth klapid on erineva kvaliteediga, eriti nende mikrofonide kvaliteet võib olla üsna halb, soovitame me kasutada just mikrofoni puhul arvutisse sisse ehitatud mikrofoni, sest kui teil on üks hea läpakas, siis on see mikrofon päris kvaliteetne. Kui on lauaarvuti, siis soovitame kasutada kõrvaklappe, millel on selline piloodi mikrofon, sellepärast et need on kõige paremad heli edastamiseks. Kui need on siin paigas, vaatame ka videosettingud üle. Kaamera on valitud meil arvuti kaamera, FaceTime HD kaamera, siin on kõik hästi. Vajutame korraga videosettingute peale. Siin on ka HD pilt. Praegu lubab ainult ühte kaamerat. Juhul kui te näiteks kasutate mõnda teist lisakaamerat, kes juba on natukene asjatundlikumad Zoomi kasutajad, siis saate valida ka sealt selle teise kaamera. Mis on muidugi Zoomi üks väga hea laiendus, on see, et ma saan lisada enda taustale ühe suurepärase pildi või mõne filtri. Seda sellepärast, kui ma olen kodustes tingimustes ja ma võib-olla ei taha näidata, mis mul selja taga toimub. Vaadates siin seda Background and Filters menüüd, on meil võimalus valida taust või filter. Filtreid ei ole vaja, üldjuhul kasutavad
neid filtreid väiksemad tegelased, lapsed, kellele meeldib natukene siin mängida, aga virtuaalsetest taustadest on nüüd viimase aja uuenduste kõige populaarsem taust blur taust, mis sisuliselt tekitab meie selja taha siukse uduse efekti, et me ei näeks, mis seal taga toimub. Samuti võite kasutada näiteks mõnda pilti, aga piltidele kuvatakse teid kõige paremini siis, kui teie selja taga on siuke roheline ekraan, nagu ka mul siin selja taga on, siis ta lõikab enam-vähem ilusti selle ära. Paneme praegu selle blur ekraani ning vaatame, heli tuleb sisse, pilt on ilusti udune ning mina olen oma esimeseks Zoomi kohtinguks valmis. Kui tekib küsimusi, siis kontakteeruge all olevatel linkidel. Aitäh!